Tere hommikust ja tere tulemast tänasesse vlogi. Käes on laupäev ja mina suundun trenni. Mul on viimane trenn veel teha. Täna tuleb kardiopäev. Mul nagu super palju energiat ei ole. Nii et ma ilmselt võtan veits rahulikumalt. Ja siis mul on ka kaasas pakk, mille ma pean teele panema. Nii et saab natuke rohkem samme. Ja siis vaatame juba, mis edasi. Ma mõtlesin, et ma proovin selle vahukoorejäätise ära. Ma käisin, viisin paki ära. Sellega oli korraks mingi veits kamm. See paki automaat ei töötanud, aga ikkagi sain lõpuks teele pandud. Ja siis tegelikult mul ei olnud poest midagi vaja, aga ma olin mingi, oh my god, ma võin lihtsalt endale minna ja jäätis osta. Muide, mul on selle nahktagiga praegu nii palav. Võib-olla peaks ära võtma. Igal juhul, see peaks olema siis vahukoorejäätis šokolaaditükkide ja maasikamoosiga, maasika toormoosiga vist. Ja need šokolaaditükid olid ainult seal peal. Siin sees ei ole. See on nagu hea jäätis. Aga ma ei saa aru, et kuidas ta on nagu erinev tavalisest koorejäätisest, et ma mingit vahukooresust siin otseselt ei tunne. See vahvel on krõbe, mis on väga hea. See mulle meeldib. Issand jumal, kui tore. Avasin just Red Bulli ja tegin endale neid uusi mustika toorvorste. Ma ei ole neid varem söönud, need on mingi selle aasta uus thing. Siis ma tegin endale kurgitomatissalati ja mõtlesin, et ma tulen ja naudin oma rõdukest ja söön siin. Mulle meeldib. Tegin airfryeris. Muide, pean ütlema seda, et ma nüüd täna testisin siis trennis ära MyProteini ühe trenniriided, pikad retuusid ja see trenni bluus. Ja kardiopäeval on minu jaoks kõige olulisem see, et esiteks retuusid ei vajuks alla, ma ei peaks neid kohendama ja teiseks, et higi ei oleks näha riietel, sellepärast et I'm sorry, kardiopäeval ma tilgun higist. Nagu ma ei tea, kuidas osad inimesed ei higista. Igal juhul ma ei ole üks nendest ja ma ei taha, et mu trenniriided oleksid nähtavalt higised. Nii et need mõlemad testid, need riided läbisid väga hästi, mul oli väga mugav ja tõesti retuusid ei vajunud mitte kordagi, mitte kuskile. Ja nagu tõesti need lihtsalt istusid kuidagi seljas nii hästi, et see oli nagu mingi second skin feel. Et ma olin väga impressed kohe. Ideaalmaailmas ma võiksin neid aknaid siin pesta. Sest et eriti see üks aken on kuidagi nagu väga must. Siis ma võiks jõuda natukene veel riidekappi ka koristada, aga mul on õhtuks plaanid, nii et vaatame, kui palju ma jõuan. Super angle. Tundsin, et tahaks midagi magusat ka, nii et ma söön siia peale ühe crispy square'i, see MyProteini oma. Ja tuletan ikka meelde, Kaisa E-kood annab esmaspäevani -44%. Minule see marshmallow square tõesti meeldib, nii et seda ma julgen soovitada, kui sa tahad mingit snäkki. Teate, ma ütlen teile, TikTok on lifesaver. Ma oleks hakanud täna neid aknaid pesema. Aga ma vaatasin TikToki ja mingi vanem naisterahvas ütles, et ära pese aknaid ennem, kui õietolm on ära tulnud. Ja see on nii tark. Mul praegu need kased õitsevad. Ja sealt ju tuleb räigelt seda kollast tolmu. Ehk siis mul ei ole üldse tark praegu neid aknaid pesta, sest et nad lähevad kohe uuesti mustaks. Seega ma ootan, kuni nad ära õitsevad ja siis pesen. Ma tegin oma meigi siiamaani ära, ehk siis mul on vaja veel liner hiljem teha, ripsnud värvida, huuled teha, potentsiaalselt kunstripsnud panna. Ma vaatan, et siit nagu ei ole eriti näha, aga tegelikult Kaisa eile inspireeris mind. Ma unustasin talt küsida, et mis asi tal seal sisenurgas silmas oli. Aga see nägi välja natukene nagu roosa kumaga
ja see oli nii ilus ja siis ma üritasin endale ka täna midagi nagu roosa kumaga siia silmanurka panna, aga ma ei tea, kui hästi seda näha on. Igal juhul ma arvan, et ma jätan praegu niimoodi, siis ma panin endast magrada lip-balmi peale ja sellega mul tuli meelde, et ma ei ole veel story jaoks pilti teinud nendest toodetest. Aga üldiselt jah, ma olen vist varem ka seletanud siin, et brändid, kui nad saadavad sulle kingituse, siis nad ootavad ikka kõige enam seda Instagrami story kajastust, et ma arvan sellest minu YouTube'i kajastusest millegipärast on neil üsna savi. Ilmselt nad ei tea lihtsalt seda, et ma olen neid siin näidanud. Et ma ei kipu nagu ise ka brändidele tavaliselt saatma, et näete, kajastasin teid siin ja noh, nad ei vaata kõik minu YouTube'i videosid. Nii et jah, muide, väga tore, keegi kirjutas, et oligi mõelnud magradast midagi tellida ja kasutas minu koodi Kaisa15 ja sai soodukaga. Ehk siis, kellel veel on olnud mõte sealt midagi tellida, see lip-balm on muidu väga mõnus. Ta ei ole nagu midagi, mingi groundbreaking, oh my god, ma pole elus midagi sellist kunagi varem näinud. Seda ei ole, aga ta on väga tore ja õrna siukse tooni ta annab. Ehk siis jah, kui oled midagi tahtnud tellida, siis aprilli lõpuni Kaisa15. Vahepeal oli päike ja nüüd jälle täitsa pilves. Ma tahtsin tegelikult seal rõdu peal teha nagu ise endast mingi pildi, ma tahan Instasse ka panna, kuna ma olen nii uhke selle rõdu transformatsiooni üle, siis ma tahaks sinna ka nagu postitada sellest. Ma olen praegu Instas suht vaikne üldse, mul on tunne. Aga ma arvan, et te kõik saate aru ka, et mu enamus energiat tuleb kõik siia. Aga see on küll üks asi, mida ma tahaksin kindlasti postitada, siis ma tahaks kuidagi nagu cozy't seal rõdul olla ja siis statiiviga seal pildi teha. Aga ma tahtsin nagu ideaalis, et päike paistab, siis ma peaks üldse hommikul muidugi selle pildi tegema, aga ma tahtsin, et tahaks nagu päikseline vibe, aga praegu on ikkagi siukene valguse järgi aru saada, et pilvine vibe. Siuke lazy Sunday feel nagu, kuigi täna on, ma tahtsin öelda praegu neljapäev, laupäev. Aga nagu ma ei piidisi väga, ma tahaks lihtsalt nagu chillida. Mul on veel need jyski kastid vaja ära viia prügisse. Seal oli tegelikult ruumi küll, nii et ma peaks võimalust kasutama. Ma hommikul juba natuke viskasin mingit pappprügi. Mul on praegu kogu aeg, ma pean nagu prügiga välja minema, sest mul on seda tekib päris palju. Ja ma ei tea, millal ma siin uuskasutuskeskusesse jõuan, et neid vaase viia. Tegelikult mul ei ole mõistlik praegu minna, sest ma tean, et mul tuleb veel mingid asju, mida ma peaks sinna viima, aga siis mul ongi see, et kuhu ma panen kõik need asjad, mis ma kas tahan müüa või ära viia. Sest ma ei ole jõudnud veel pilte teha jaga jaoks kõikidest asjadest. Mingid need jakid, mingid asjad, mis ma tahtsin sinna müüki panna, nagu ma ei ole jõudnud lihtsalt. Ja siis nad lihtsalt seisavad kuskil need asjad. Ja te teate mind ajab närvi, kui mul on silma all midagi. Ma tahan selle ju sinna kappi ära panna, aga siis ma ei taha asju lihtsalt kappi praegu suruda. Sellepärast, et siis ma kardan, et need jäävad sinna ja siis mul on jälle ikkagi kapis mingid asju, mis ei peaks seal olema. Jah. Me oleme taas kord minu suure kapi juures ja täna võtame ette järgmise sektsiooni. Please no judgment. Siin on väga crowded, siin on võib-olla mõne inimese silma jaoks täielik segadus. Minu jaoks on siin siiski mingi süsteem olemas, aga see saaks kindlasti olla parem. Seega, te ei näe praegu täiesti seda ülemist riiulit, aga ma arvan, et selle ma jätangi praegu üldse välja, sest et seal kõige ülemisel riiulil on asjad, mis on olnud kas kirbukas müügil mul ja mida ma kavatsen siis jagasse panna või ongi ära pandud asjad, mis ma tean, et lähevad jagasse. Või siis mul on seal ka hooajavälised mütsid, sallid. Et las need asjad praegu olla, aga siin riiulil on mul pleedid, tekid, katted, rätikud, selline kraam, aga nad on väga segaselt. Kunagi seal oli rohkem mingisugune korrastatud süsteem. Hetkel olen ma asju lihtsalt sinna pannud. Ja siin on kõik minu rippuvad mitte välisriided.
ja no siin all jällegi on selline huvitav situatsioon, kombinatsioon igasugustest asjadest. Ma mõtlen, et äkki hakkame altpoolt tulema ülespoole. Nii, siin on sussipaar, siin on veel üks üksik suss. Need tegelikult võiksid mitte siin olla. Siin on jäänused mingisugusest kingapaarist. Siis sellises Polhemi kotis on minu Dysoni otsikud. Ma arvan, et see võiks olla paremini lahendatud kui see kott. Siin on mul veel ühed saapad. Need peaksid minema mujale. Ma ei ole neid kordagi kandnud, aga sellised beežid saapad on mul olemas. Ja need ma võiksin panna sinna, kus mul on teised jalanõud. Siis suskasin ma siia ühe oma Christmas padja. Ma ei tea, kas teine on ka kuskil siin. See võiks käia kuskil mujal kui siin. Wow. Need on asjad, mis ma tõin kirbukast, mis peaksid minema jagasse. Mingisugused 2 raamatut näiteks. Ilukirjandus. Siis mul on siin üks täiesti uus lõhn. Elisab in white. Need ma pean asetama mujale. Siin on näiteks kott, kuhu ma kogun patareisid, et need üks hetk ära viia õigesse kohta. Ja tegelikult on siin neid juba omajagu ja ma võiksin selle meeles hoida, et selle ära viia. Siis on mul siin 2 mõnnakat. Sain preemia jäätise poolt selle mõnnaka, aga mul tegelikult juba oli selleks hetkeks olemas üks mõnnakas. Ja nüüd ma ei tea, mida sellega teha. Ma ei tea, kas mu õde äkki tahaks seda. See on täitsa mõte talle seda pakkuda. Siis ma juba lähen närvi sellest, kui palju asju on, mida ma pean eraldi sorteerima kuskile. Siin on mu mõnnakas. Selle ma võiks vist rippuma panna, see miks ta siin nagu põhjas niimoodi on. Siin on mu kardinatest ülejäänud riidetükid. Ma mõtlesin, et nendega saab äkki midagi teha, aga ma ei tee nendega mitte midagi, nii et nendest tuleks vabaneda. Nii, siin on kleidi vöökena. Vannitoa vaip, mis on nagu varu. Vannitoa vaip, mul on praegu ka seal vaip olemas, aga see on nagu varus. Pakkepaber. Sellele mul on tegelikult, oi jumal, tolmu lendab. Sellele mul on teine koht. Kingakarp. Aga tegelikult äkki ma võingi need saapad, panen siia sisse ja panen üles ära praegu. Ja siis on mul siin kohver. Käsipagasi kohver. See, kuigi tegelikult kas ma peaks seda siin hoidma? Okei, seda läheb mul kohe varsti vaja. Wink, wink. Nii et selle ma praegu jätnan siia, võib-olla tegelikult tulevikus ma saaks seda seal rõdu üleval panipaigas hoiustada. Ja siin on mu riided. Mu 12. klassi lõpetamise kleit, mis oli selline. Kust see oli? Dress House'ist minu arust ostsin. Siin käis vöö ka veel peal. Ta oli sellel hetkel väga cute ja ta on väga korralik. Aga praegu vist ei käida sellistega, ehk siis ta lihtsalt seisab mul. Ma ei tea, mida ta siin kapis ootab. Aga seda ma ei raatsi nagu tasuta ka kuskile viia, aga maha müüa. No ma ei tea, ma võin ta müüki muidugi panna, äkki keegi tahab osta. Aga ma ei ole teda siiamaani müünud, sest et ma ei tea, kas käiakse sihukeste kleitidega praegu. Mul on väike sulgedega topikene. Ma ei tea, see on nagu äge. Äkki ma millalgi tahan kanda seda. Ja siis mul on siin sihuke täpiline kleidikene. See kleit mulle meeldib. Nii et need jäävad alles. Mul on paljud asjad nagu niimoodi, et mitu asja on ühe riidepuu peal ja see on tegelikult väga tüütu, aga lihtsalt siin on nii palju asju, et nad ei ole mahtunud kõik eraldi riidepuudele, pluss mul pole olnudki nii palju riidepuusid. Nüüd mul on küll mõned ülejäänud sealt üleriiete sektsioonist, et võib-olla nagu saab. Siis mul on sellised nagu pool läbipaistvad rannapüksid, musta värvi. Mul on mingisuguseid ranna asju veel, ma mõtlen, et ma võiks need äkki nagu samale puule siis panna, et vähemalt siis nad on nagu ühes koos. Ja siin mul vist juba ongi, mul on üks siuke ranna, no okei, see ei ole nii ranna, aga siuke suht lahtine
valge topikene ja siis siin all on valge komplekt veel ka, aga minu arust need püksid või midagi oli täitsa nagu lappesse läinud, mingi must koht, mida ma ei saanud pesus välja. Praegu ma ei näe nagu küll midagi. Lol. Ja siis matching blues on ka sellel. Okei. Nad on selle beebi riidepuu peal. Need väiksed, mis mul olid, ma peaks panema suurema riidepuu peale. Siis mul on veel siuke matchiv musta värvi pool läbipaistav rannatopp ka. Nagu siuke bikiinide peale panemiseks. Viskan siis selle ka siia otsa. Siis mul on siuke kleit, mida ma ei ole tegelikult kordagi kandnud. Ja ma ostsin selle millalgi Jagast ja ma lasin selle isegi väiksemaks teha. Ja ma olen teda nagu alles hoidnud selle mõttega, et äkki mul on millalgi kuskile minna siukse narmastega kleidiga. Nõme asi on see, et siin taga muidugi ei ole narmaid. Et noh, siuke natukene cheap värk, aga see on mul mitu aastat olnud ja ma ei ole sellega käinud, et noh, tegelikult minu loogika järgi nüüd ma peaksin sellest vabanema. Aga ta on ilus ja ta on tegelikult nagu siukene minu arust veidi ajatu. Ehk siis ma ei taha tast loobuda, aga ma tahaks ta panna tegelikult püksipuu peale, sest ta on siuke nööridega tagant seotav, et ta ei, noh, teda ei saa normaalse puu peale panna. Aga mul ei ole püksipuid piisavalt. Ma siis panen ta praegu niimoodi. Nii, siis mul on selline kleidikene. See on ka tore. See vist läheb mulle veel selga. Viimati läks. Ta on ka selline, et nagu suht ajatu. Selle jätan ka alles. Siin on mul must selline midi skirt, aga ma tegelikult tellisin hiljem paremast materjalist. See on siuke väga õhukene. Noh, suvel küll mõnus, et ta laseb õhku läbi korralikult, aga selle ma siiski müüks maha. Mul on teine väga sarnane olemas. Siuke siidi bluus, no mitte päris siid, aga satiin tähendab. Sellega pole juba väga ammu käinud. See läheb müüki. Siis mul on selline suvekas kleit. Siis mul on selline suvekleit. Ka tegelikult nunnu. Eelmine aasta ühe korra vist jõudsin sellega käia. Jätame alles. Siis mul on üks siuke täitsa äge hõlmik bluus, aga ma arvan, et ma ei käi taga rohkem. Et ma tast vast puudust ei tunne. Ka siuke satiin, mis Kaidadist tellitud, siuke pikemate hõlmadega eest ja lipsuga saad kinni panna. Selle panen ka müüki. Siis mul mu oliiviroheline kleidikene Saarast, mida mul on 2 värvis. See mulle väga meeldib. Siis mul on seesama šampanja toonis ka, see on mul, oi, seda peab pesema. Kaisa laenas seda mult juba mõnda aega tagasi, see, oi, siit on mingid niidid väljas, see on nüüd küll kurb. Aga ma arvan, et ma ikkagi saan seda kanda veel, et ma lihtsalt pean lõikama neid niidikesi siit. Okei, see läheb pessu, siis mul on 2 seda sarnast kleiti siin. Niukased. Need on väga toredad kleidid. Nendega ma kavatsen suvel kindlasti käia ja väga hea, et nad on siin sama puu peal. Nad on sarnased. Siis mul on siukene mangojakikene. Selle ma ostsin Kirbukast. Kalli raha eest küll. Üldse inimesed müüvad minu arust nii kallilt oma asju, et ma olen natukene nagu šokeeritud teinekord, kui ma vaatan ringi kuskil Kirbukates. Siis mul on sellised hallid püksid. Nad on tegelikult toredad, istuvad hästi, tumehallid siuksed. Jällegi pükste puud mul ei ole, nii et nad on siin ühes koos mingi tavapuu peal. Siin on üldse mitu paari pükse ja ühed juba kukkusid ka. Nii, need on väga ägedad, sädelevad püksid New Yorkerist. Nendega ma jõudsin ka käia siin talvisel jõulusel ajal. Nad muidugi nüüd ongi niisugused
rohkem talvised, et võib-olla ma peaks need kuskile ääre poole ära panema. Samamoodi ma panen kohe selle kleidi sinna kaugemasse äärde, ta on rohkem ikkagi siuke talvise aja kleit. Siin on see seelik, millest ma rääkisin, seda kohe vaatame, kus me paneme. Siin on mul veel heledad püksid ja siis mul on ühed roosad püksid siin. No ma jätan need siis siia sama puu peale. See on tegelikult ka siuke rannahõlst, ma küll käisin sellega niisama suve lõpupoole linnas ka ja ta on äge, aga ma panen ta siia rannariietega ühe puu peale ikkagi. Jah, mul on siukene must kleidike, issand, ma olen selle ära unustanud. Siis mul on sellised uued püksid New Yorkerist. Need olid tegelikult müüdi setina ja siin oli nii tore topikene juures, aga ma ei saanud enda suurust. Ma lihtsalt nagu väga loodan, et äkki neil tuleb kaupa juurde. Ja äkki ma ikkagi saan, aga kui ka ei saa, siis need on lihtsalt toredad heleroosad püksid. Need ma pean millegagi kokku panema. Siin on mul siuksed suvisemad värvilised püksid, ma panen siia peale. Siin on veel mul see kleidikene väga tore, väga ilusti istuv kleit. Selle ma panen teise sädeleva kleidi juurde. Ma vaatan, et ei näegi midagi. Üritame lüüa süsteemi. Luua tähendab, mitte lüüa. Mida? Nii, okei, hakkame pluuse kuskile siia poole panema. Nii, siin on mingi pintsak veel vahel. Oota, aga siin oli veel see üks jakk vahel. Selle võtame ka siit ära. Paneme siis siia jakid äkki. Nii, siin on siuke suvine. Linane pintsak mul, see on mul mitu aastat olnud. Olen sellega päris palju käinud. Täitsa tore. Siis siin on mu regular must Stradivariuse pintsak. See mulle ka väga meeldib. Ta küll hakkab aina topilisemaks minema ja ma pean teda kogu aeg selle topilikurga üle käima, aga muidu ta meeldib mulle. Siis mul on siin siuke tore saarajakk ja teate, sellega on kõige veidram asi. Sellel on mingi kõrband juuksehais juures. Ja ma ei tea, ma olen seda juba ühe korra pestnud ja see ikkagi on, kui ma seda kannan, ma tunnen seda. Ma pean teda ilmselt lihtsalt veel pesema ja lootma, et see läheb ära. Ma ei tea, kust see siia külge tuli, miks. Ma ei tea, mis see on, igatahes see nii häiris mind, et ma ei ole sellega nüüd käinud, aga tegelikult see mulle väga meeldib. Nii et ma lihtsalt pean seda pesema, teate, ma võtangi ta siit praegu ära ja ma panen ta pessu. Siis mul on siin veel selline uus pintsak, soodukaga ostsin Stradivariusest. Täitsa tore, aga pole veel kandnud. Mõtlesin, et suveks siuke hea hele, et see linane alati ei sobi igale poole, liiga earthy vibes. Ja siis ma võtsin jah, nagu mitte linase heleda ka. Siis mul on, ma ei tea, ma ei tahtnud seda kotti panna oma teiste kottide juurde, sest et seal mul on natuke siuke segadus ja nad võivad oma kuju kaotada. Ma peaks tegelikult kottidele sisse panema midagi, et nad ei kaotaks oma kuju. Ja siis, kui ma siia midagi sisse paneks, ma saaks ta panna mujale. Nii, igatahes siin on siis see kott, okei, see peab mujale minema. Siis, võtta, mis siin toimub. Aha, siin on kleit. Selle ma jätsin alles, aga ega ma tegelikult ju temaga ei käi. Ei, ma ei käi sellega. Sellest tuleb vabaneda. Valge teksatagi suveks päris mõnus teinekord. Mul on siuke tore pluus, seda ma tahaks võib-olla täna selga panna isegi. Siuke lillekestega vinge. Siis mul on selline kleit, mille ma ostsin soodukaga Saarast 20 euriga. Võt sellega on minu arust Sabrina Carpenteri vibes. Aga ta oli selline, et ma olin mingi, ma võiks veits alla võtta, siis oleks natuke ilusam. Enda teada ma ei ole alla võtnud, mul ei ole kaalu kodus muidugi. Igatahes ma peaksin teda uuesti proovima. Noh, suvel äkki saab käia, ma ei tea. Igatahes ta nägi väga nunnu välja ja see värv mulle täiega meeldib. Ja muidu ma ei ole see inimene, kes ostab asju niimoodi, et mingi ma peaks alla võtma. Ja sellega ma saaks käia ka praegu, aga ta oli nagu jah, piiri peal siuke. Nii, see on nüüd ka rohkem siuke talvine teema. Jõuluaega sobib, selle panen ka siia kaugemasse otsa ära. Ja siin on selline kleit.
Opollist, mega kvaliteetne, mega paksust materjalist, mega ilus värv ja see on rinnast suur mulle ja ma olen nii kurb, sest et nagu mõelge, kui idekas kleit see oleks minu jaoks. Ja ma ei tea, ta on nii paks materjal ja ma ei tea, kuidas seda saab teha nii, et ta istuks mulle paremini. See tundub väga suur töö. Ja ma ei tea, ma nii tahaks teda kanda, aga ma ei tea ühtegi õmblejat ka ja ma ei tea isegi, okei, mina ei peagi muidugi teadma, kuidas seda väiksemaks saab teha, aga ma ei taha nagu mingit tervet fortune'it maksta selle eest ja ma ei olegi suutnud otsustada, mis ma nüüd teen, kas ma panen selle müüki, ta on täiesti sildiga kandmata uus või kas ma peaks ta viima õmbleja juurde, andke mulle teada, mis te arvate. Praegu ta jääb siis igatahes siia kleitide juurde. Kuulge, aga ma ei saanud väga palju asju vähemaks. Mõnnaka pidin panema rippuma. No ei, siit ma ei oska midagi ära visata, siis on nii. Nii, okei. Kuulge, aga mul on siin maas igasuguseid asju, mida ma pean mujale panema ja sorteerima. Ja tegelikult mul ei ole enam väga palju aega, ma pean sättima hakkama, ehk siis see jääb praegu mulle teiseks korraks. Ma otsisin just 13 minutit oma telefoni, igal juhul. Näitan teile siis selle lõpliku seisu ka ära. Praegu, seni kuni ma õde ei näe, siis mõnnakas on siin, vannitoavaip, ma ei oska teda mujale kategoriseerida, jätsin siia. Ja Dysoni jubinad sain panna sellesse kasti, millega ma sain salvesti ürituselt PR-paki. Ja siis siin on mu kohver ja patareid siis ootavad ka äraviimist. Mul käis just see kevadkoputaja. Ma ei tea, kas seda teevad ainult need, kes lähevad suvel raamatuid müüma või on seal veel teisi inimesi ka. Igal juhul nad koguvad annetusi laste kriisikodule ja siis ma kuulasin ta ilusti ära, sellepärast, et mu vend eelmine aasta käis samamoodi ukselt uksele annetusi kogumas ja läks ka USA-sse. No ilmselt ma oleks muidu ka kuulanud, ega ma ust kinni ei pane ja ega annetuse tegemine kohe kindlasti tükki küljest ei võta, nii et tegin ka väikse annetuse ja soovisin talle suveks edu. Ta oli üsna selline arglik, et kindlasti saab olema väga mugavustsoonis väljas suvi tema jaoks. Täna me lähme Anette ja Lauraga La Pineta restorani. Me oleme seal Anettega varem käinud, kui nad kutsusid mind sinna sööma ja Instagram storisid tegema. Ja täna samamoodi mina siis teen neile Instagram storide kaudu sisu ja meie saame seal kõitud täis. I am excited, nad kolisid vahepeal, varem nad olid Kadriorus. Aga nüüd nad on Kalarannas. Igal juhul ma mõtlesin, et ma teen praegu siukse winged lineri. Ma teen praegu nagu lauvärviga ette ja siis ma vist teen selle oma kulmuvildikaga ka veel natuke tugevamaks seda. Mu üks outfiti mõte oli selline. Siia ma paneks veel vöö peale. No oota, paneme siis. Nii. Aga ma ei tunne ennast üldse iseendana. Nagu who is this businesswoman? Ja ma ei tea, kas ma ka viitsin kontsadega minna. Ma proovin korraks tosse siia alla. Ma ütleks, et see isegi meeldib mulle veits rohkem. Aga ikkagi, ma ei tea, midagi on nii võõrast siin minu jaoks. Okei, ma proovin oma teist varianti. Nii, vaimu silmas oli siis selline mõte, hästi nude ja kuldne, aga see püksi ja bluusi toon. Ma ei ole kindel, kas see üldse nagu kokku läheb. Üks on soojem, teine on jahedam. Ja siin on jällegi kontsad ja nagu, need on ilusad ja need tegelikult on nagu üsna normaalsed, aga kas ma viitsin, no siia alla ei pane ju tossu siukse bluusiga. Issand jumal, ma pean midagi veel mõtlema või? See on vist veits psycho minust, aga mis siis? Olengi full Barbie roosa. See mulle meeldib praegustest valikutest kõige rohkem.
ma proovisin tegelikult oma roosasid jalanõusid ka siia alla, aga kuna need püksid on nii pikad, siis ma pidin lihtsalt midagi kõrgemat siia alla panema. Aga ma ei tea nagu. I kind of like it. Oleme jõudnud mõida sööma. Nii. See on sinule. Aga mis see on? Ja see on sinule. Kas nüüd on sama? Ei ole. Mis on? Mul on easily distracted by dogs. Oh my god! Yeah, I'm literally just a girl. Nii äge. Ma ei tea, ma nägin neid ja siis ma mõtlesin teie peale. Just ütlesid, vaata, et crossid tegelikult on nii ära unustatud asjad, et need annavad täiega Pintsaku külge näiteks või kuskile koti Ma olen külge. kusjuures mõelnud pintsakute külge. Ma käin isegi tööl, meil on selles mõttes tööandja logoga, me käime ka näiteks üritustel, vaata, et siuke väike logo juba annab nagu juurde, onju, aga noh, fun times siis on siuksed. Nii nunnu. Roosa. Käisime just Anetega minust piltu tegemas ja Anetest ja nüüd Anette läks Lauraga pildistama. Ja vahepeal jõudsid pearoad, nii et nüüd ma ootan tüdrukud ära ja siis hakkame sööma. Suur aitäh, et sa vaatasid, näeme juba homme!